ära ole ennast hävitav idioot. No. Me kõik teame, mis on õiged vastused. No. Aga me lihtsalt ei tee neid asju ja siis ajame ja jutt on, et keegi kuskil. Tere päevast, armas Fonte News kuulaja vaataja. Mul on käesolev intervjuu ühe muusiku ja teadmamehega, kes räägib minuga täna tervisest ja loodusega kooskõlas elamisest. Fonte News on uudistekanal, mis avaldab uudiseid otseallikast ja neid moonutamata. Tere, Tarmo Urb! Tervitus! Mul on rõõm sind näha siin Eestis ühes maapiirkonnas ja väidetavalt ühe vanima tamme all ja äsja kuulsime, et see tamm on võib-olla isegi 300 aastat vana. Ja ma valisin selle koha just sellepärast, et meie tänase intervjuuga tuua inimestesse olulise informatsiooni, kuna maailm on minu silmis totaalses kaoses ja inimesed on ära unustanud, mis tähendab loodusega kooskõlas elamine ja nad on unustanud ära enda eest hoolitsemise. Ja nagu me näeme, et ka Eestis käib suur metsade lageraie, meie loodust hävitatakse. Ja ütle, Tarmo, kas ma eksin, kui ma ütleksin nii, et kui inimene elab loodusega kooskõlas, austab loodust ja austab universumi reegleid, on kooskõlas oma hinge ja vaimuga, siis tal on olemas kogu see vägi, teadmised, informatsioon ja oskused ja põhimõtteliselt ta ei peaks täna meie koolis nende programmide järgi õppima. Kõigega on niimoodi, et inimene tegelikult ise ongi loodus, ta on ennast loodusest eraldanud millekski teiseks. Tegelikult me oleme loodus, me koosneme täpselt samast põhimaterjalist, millest kogu ülejäänud loodus. Muidu me oleksime mingisugused lihtsalt tulnukad teistest sagedustest. Nii et olles loodus on meil hulga suurem šanss liigina ellu jääda kui praegu. Praegu maailm tegeleb ikka nagu oma liigi enesetapuga praktiliselt, päris massiivselt, kõikjal kusjuures. Mingi pisiahnuse pärast hävitakse iseenda tulevikku, mõlemast otsast põletatakse küünalt. Ja see ahnus on ju rumaluse tulemus, rumalus on vaimupimeduse tulemus. Vaimupimedus tuleb sellest, et tegelikult puudub usk. Räägitakse uskumisest ja usust, aga puudub usk. Kui sul oleks usk, siis sa ei kardaks oma homse pärast, vaid sa elaksid just nimelt harmoonias kartmatult nagu lapsed. Nad ei muretse ju, täiskasvanud muretsevad ja meid on õpetatud muretsema ja treenitud muretsema, et me peame kogu aeg millegi pärast igaks juhuks tulevikku korjama endale mingeid mägesid, mingeid täiesti mõttetuid esemeid, sellised äkki muidu lõpevad otsa. Miski ei lõpe otsa, aga see tuleb vaimupimedusest. Eestis ka hästi palju räägitakse spirituaalsusest. Aga spirituaalsus ei ole vaimsus. Täpselt sama nagu religioon ei ole vaimsus. Religioon on ideoloogia ja spirituaalsus on vaimsusega tegelemine, aga mitte vaimsuses osalemine. Üks asi on oma haigusega tegeleda, teine asi on oma haiguse ära ravida. Need on kaks erinevat asja. Üks asi on olla kogu aeg haige ja rääkida sellest, kui haige sa oled ja mida kõike peaks tegema ja nüüd läks veidi paremaks, aga kui ma proovin teda teist asja ka, äkki too muudab midagi. Teine asi on lihtsalt terveks hakata ja ollagi terve. Ja meil praegu lootust terveks hakata sellise mõttemalli juures on väga vähe. Lootust on väga vähe, sest meil kultiveeritakse just nagu kunstlikku harimatust ja sõltuvust, sellepärast, et niipea kui tekkis ärimudel maailmas, vaata ringi, mis toimub, meile müüakse ajutist tervist, ajutist kultuuri, ajutist rahu poliitilist, ajutist peavarju. Kõik on ajutine, kõigest peab kogu aeg juurde pappima, muidu lõpeb ära, sest aru. Ja kõikide nende asjadega on niimoodi, et kui asi läks harmoonia peale, siis see ei toodaks enam raha, seetõttu kõik need grupeeringud ja suurkorporatsioonid on ostnud ära ju suurem osa maailma meediast. Selleks, et inimeste ajusid solkida ja panna neid programmeerida inimest lihtsalt kellelegi kuskile raha tootma
ja taadid seal tipus unustavad ära, et sa võid olla Jeff Bezos nii palju kui tahad, aga sa ka sured ära varsti. Ja siis see rahahunnik jääb sinna maha ja Bill Gates samamoodi ja et see kõik on, aga inimesed lähevad lolliks. Ja aastasadu on olnud ju, et mingisugune skisofreenik paneb miljonid inimesed marssima, ei tea kuskile, kes lähevad kedagi teist tapma ja kedagi teist mõrvama ja kedagi mingit maad röövima ja pärast tagantjärgi selgub, et ta ei olnud messiast, oli hull. Aga kõik marsivad, ja kõik propaganda toimib ja täpselt sama on praegu. Me võiksime rahulikult elada, kui inimkond otsustaks praeguse tehnoloogia juures naaseda paradiisi, siis see võtaks 2-3 aastat. Aga suuremale osale ärimeestele see pole kasulik. Paradiis pole kasulik, nad ei saa meile enam midagi müüa. Kõik on olemas looduses. Ja siis lihtsalt ärimudelid kukuvad. Ja kuigi kõik me teame ja nemad ka ise teavad ärimehed, et äri on ju tegelikult kunstlik, nagu rahagi on kunstlik mõiste ja kõik. Aga siiski ahnus on suurem. Tahaks ikka ka Marbeias teistega koos laiata seal, kui tõmbad mingi sitta ennast täis ja siis laialt, kui kõva poiss olid, ühe õhtuga panin seal 200 tuhhi magama kõuki peale, pärast ei mäleta midagi. Läks seal 10 ruutkilomeetrit metsa Eestis. Aga nad ei saa üldse aru, mis karmadega nad mängivad. Rääkida metsast tihumeetrites on samamoodi, kui rääkida inimkonnast kilogrammides. Mitu kilo eestlasi meil on veel alles? Võime veel paar tonni eestlasi näiteks organidoonoritele organidoonorluseks müüa. Äri on ju korralik, meil jääb nii palju kilosid eestlasi veel alles. Täpselt sama nagu mets, kõik need miljonid elusolendid, kes hävivad koos metsa hävitamisega, sellest keegi ei hooli ja vaikitakse piinlikult maha, sest nad ise ka teavad, et see on kuritegu. Tegelikult. Ja see teebki patu, et sa tead, et sa teed pattu. See teeb patuks, kui sa süütuses ja rumaluses sooritaksid patu, miski seal oleks veel andestatav, aga kui sa teadlikult sooritad kuriteo, sa oled kurjategija, inimkonna vastu. Jõuame mingi sellise punktini hetkel, et rääkides hingest ja vaimust, et kas ma eksin, kui ma ütlen, et meil hing ju rändab ühest kehast teise ja minevikus siis tehtud teod, tegelikult see hing kannab siis neid taakasid või needus või karmasid kaasas. Oja, kõik läheb kirja. Ma ju ravin hästi palju ja mul tuleb inimesi ja mul on inimesi ka, kes pakuvad mulle väga suuri summasid, sest nad on väga katki. Ja nad on kas möödunud elus või selles elus teinud midagi looduse ja nagu taevaste vastu ja see on kõik kirjas ja mul keelatakse neid ravida ükskõik mis summa eest. Nad peavadki valutama, mädanema ja kärvama, sest nad on valed ja loodus tahab neist lahti saada. Ja sellisel juhul ma ei puuduta inimest, ükskõik mis raha eest. Et tänased sellised nagu riikide juhid ja ütleme ka need loodusel ehk kommertslikul rahahnuse eesmärgil metsade hävitajad, põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et ülevalt keegi neid ei tohigi terveks teha, neid ei tohigi aidata, sest nad on kuriteo korda saatnud. See, mis nad teevad, on juba haigus. Nad on juba haiged. Vaata, kui sa metsa lähed, terve loom ei ründa ilma asjata kedagi. Haige loom ründab. Terved loomad elavad, lihtsalt liiguvad oma asju ja kui neil on vaja toitu, nad võtavad, murravad selle toidu ja elavad edasi. Haige loom ründab ka oma liigikaaslasi. Ja teine asi näiteks on see, et näiteks ükski loom planeedil Maa ei ründa emast. Ainult inimene ründab emast. Mõtle, kui haige pead see olema. See on nagu kõikide loodusseaduste vastane üldse. Rünnata ja hävitada ja teha midagi emasele, kes on ju elukandja tegelikult. Kõiges, see on ju püha. Ja niipea, kui inimene kaotab mõiste püha, ta lakkab ise olemast püha. Ja suurem osa nendest vendadest elavadki mingis pilves ju kogu aeg, ega nad ju ei taha tõele või oma südametunnistusele näkku vaadata, hoidku jumal. Alati leitakse ju õigustus, miks nii on just ja miks see on niikuinii jätkusuutlik. Küll nad asemele kasvavad, küll nad kasvavad. Sa hävitad nii miljoneid teiste olendite elusid põhjusetult ainult selleks, et see kõik võõrastesse ahjudesse pennide eest saata, maha müüa. Mitte, et meile endal oleks seda väga vaja. Hävitame oma metsast, sest muidu me sureme nälga või külma või midagi. Ei, see läheb kõik mujale. Saadetakse siit lihtsalt minema, et teenida veidi pappi ja siis elada nagu
nagu veidi paremini kui teised. Et isegi see motiiv on haige algusest peale. Aga inimkond on valinud praegu selle tee. Hopide prohvetluses on ju tuhandeid aastaid tagasi see kõike välja öeldud ja hopid on seda ka öelnud, väga soovitan lugeda. Hopid on välja öelnud ka, et me teame, et sellel sajandil antakse teile võimalus valida. Te teete vale valiku, te lähete sinna. Siis tekib teil veel kord valik, te teete jälle vale valiku, te lähete hoopis sinna. Ja lõppes see kõik sellega, et ütlevad, et 1000 aastat tagasi kivikoobastes hopid ütlesid, me teame, et teil tuleb internet ja kõik need asjad, nad nägid seda kõike siis. Ja me näeme, et te lähete kuu peale, umbes 1000 aasta pärast, hakkate lendama, lähete kuu peale, et jumala eest, ärge kuu pealt pinnast kaasa tooge. See võib sisandada selliseid mikroobe, millest teie teadus enam jagu ei saa. Ja muidugi hiinlased juba tõid ja minnakse jälle kuu peale proovima. Ja nüüd juba tehakse kommertslende hakatakse tegema, inimesed hakkavad ilmselt suveniire kaasa tooma. Ja sealt tulevad sellised viirused ja mikroobid, millega teadusel pole enam midagi parata. No, juba praegu tulevad sellised olendid, ma olen siin nendega tegelenud ju mingi viimased 25 aastat. Ja mul on hea meel, et nüüd Ameerika teadlased lõpuks ametlikult ka kuulutasid, et jah, paralleelmaailmad on olemas. Ja et paralleelmaailmadest tõepoolest inimestesse lekib parasiitolendeid läbi aura, kuna nad on energeetilised, nad kohanduvad sinu energeetika võnkesagedusele. Ja et panid isegi nime, inimesed te võite kõik guugeldada, palun väga, panid nime Candida auris, ehk siis nagu kuldne seen, Candida, seeneline. Aga kahjuks ütlesid ka, et kahjuks on see ravimatu, mis tähendab meie maa teadlaste keeles, et neid olendeid ei õnnestu tappa. Arstid ju nimetavad ravimiseks seda, kui neil õnnestub mingi mikroob või bakter või keegi tappa. Kui ma ravin, ma ei tapa kedagi. Ma lihtsalt viin 2 opositsioonis olevat olendit omavahel harmooniasse ja hakkab konflikt. Kus pole konflikti, seal pole haigust. No, seetõttu kõik pooled on rahul. Ma ei rünnanud kedagi, ma aitasin olenditel saavutada omavahelise harmoonia, see ongi tegelik ravimine. No. Aga müüa mürke, toota uusi mürke nagu koroona praegu, mis on ju täielik biorelv. Kõik on seda algust peale teadnud, on teada need inimesed, kes seda finantseerisid ja inimesed, kellel oli plaan hakata inimestele müüma praktiliselt ajutist elu, mitte igavest elu. Vot pead iga kuu nii palju kordi vaktsineerima, muidu sured ära, no. Aga vaktsiin on meie oma ja maksab nii palju, on ju. Noh, mõnus. Ja inimesed teevad seda üksteisele, uskumatu. Et vaimupimedad juhivad nüüd inimesi vaimupimedusse, aga mis sellest eesmärgiks järgi jääb, kui vaimupimedus on saavutanud suure enamuse, kuidas saavad... Siis inimkond kui liik lihtsalt hävib. Lihtsalt hävib. Isegi need, kes on teadlikud, hing on sees, vaim on sees, mis nendest saab? Ega siis surm on niikuinii ajutine mõiste ja nähtus ja ka peale veeuputus ja kõiki asju on keegi ikka ellu jäänud ja võib-olla jäetakse jälle mingi 200-300 inimest kuskil mägedes, koobastes. Need hakkavad siis jälle inimkonda mängima ja kasvama sealt. Ja esimesed aastasajad võib-olla on kõik kobe, aga siis järgmised põlvkonnad äkki enam ei usu jälle. Et see katastroof ka tegelikult toimus. No. See on nagu praegu näiteks, kui praegu tekitada kõvem pauk ja näiteks elekter läheb ära. Sulle sünnib homme laps. Ta ei usu elu sees, et eile oli televiisor. Sa võid rääkida nii palju, kui sa tahad. Ta ei usu. No, ja 2 põlvkonda edasi veel, ta juba taob kuradi lehmakondiga teisele vennale pähe. No, me oleme kiviajast tagasi nagu naksti. Kogu su kõrgharidus ja kõik su arusaamad ei tähenda järgmisele põlvkonnale midagi, kui sa ei saa seda näidata. No, nii lihtne ongi. Inimesest ahviks on niimoodi 2 põlvkonda ja oleme tagasi koopas. No, nagu nalja. Mis üldse täna inimene teha saab? On üldse mingi lahendus, et seda asja juhtuks? Ära ole idioot. Nii lihtne ongi. Ära ole ennast hävitav idioot. No. Me kõik teame, mis on õiged vastused. Aga me lihtsalt ei tee neid asju ja siis ajame ja jutt on, et keegi kuskil. Kallikene, kõik need metsapõletajad ja hävitajad ja kõik need pagana Toompead ja kes seal istuvad ka täiesti kuradi keskpärased inimesed. Nad on ju kõik kellegi lapsed, keda me kõik tunneme ja paljusid neist me teamegi koolist peale, ülikoolist peale.
mingid kuradi EÜE seal grupi komandörid, kes nüüd mängivad ministreid endast ja nii edasi, noh. See on ju naeruväärne tegelikult, täiesti naeruväärne ja täiesti ebapraktiline. No. Materialism on ebapraktiline. Ta on kasulik kellelegi, aga ta on ebapraktiline, sest ta hävitab meie enda eluressurssi. No. Metsad maha, tore, müüsime metsad maha, 5 kutti said seal miljonärideks. Aga me just raiusime maha oma kopsud. Me ei saa vähem hingata. Ühel päeval hakkavad need samad kutid meile õhku müüma, sõna otses mõttes õhku tootma ja müüma, sest nad hävitasid meie õhu ära. No. Kuni ühel päeval miski läheb katki ja siis me kõik läheme ja siis öeldakse, no sorry, me ei mõelnud nii kaugele, no läks persse, no võib-olla, nagu see asi käib, ära ole idioot, nii lihtne ongi. No. Täpselt nii. Ja vaimsus, mis on vaimsus? Spirituaalsus on mingisugune, kus räägitakse auradest ja täheportaalidest ja millest kõigest ja kõik on kuskil kaugel alati kuskil, tead. Vaimsus on väga lihtne, see, mida me hakkame oma indiaani laagris, mida me näitame. 25 aastat tagasi me tõime indiaanlased Eestisse. Miks? Selleks, et eestlase geneetilist mälu taas elustada. Meil on see mälus kõik olemas, me ise oleme ju indiaanlased. Eestlane oma geneetikalt on indiaanlasega sama inimene. Põhja-Ameerika indiaanlaste keeles on nii palju eesti ja soome sõnu, et naerma ajab. No. Me käisime Yukonis ravimas indiaanlaste kutsel vennaga. Nad on täpselt nagu meie esiemad ja esiisad seal. Väiksemad, põsesarnadega, veidike sellised ja nende keel on nagu mingi lindude keel, kus juures sa saad aru nende keelest. See on nagu Handi, Mansi, Udmurdi, need vennad. No. Nad on ju üle jää läinud Alaskasse. No, omal ajal ju ei olnud jäälõhkujaid. No. Sama rahvas. Ainult vahe on see, et nemad teavad, et eestlased on nende sugulased. Eestlased ei tea, sest meid on siin vahepeal, meie ajusid on siin nii puderdatud, siin sakslased, rootslased, venelased, omad, mingid segud. Inimene on ära unustanud, et me oleme tegelikult maainimene. Lakota tähendab näiteks maainimene. No, suurem osa indiaani rahvaid, nende rahvanimetus tähendabki maainimene. Näe, maa, näe. Vaimud, näe, kuulevad meid, näed, see tamm siin, iidne, elab kogu aeg, jalad maas, keha siin ja pea taevas. No, kujutate, kui tark ta on. Ta ei ole kuskile siit ära käinud, tal kontsentratsioon on kogu aeg siin. Miks me armastame taimi ja puid, miks inimesed ravivad oma eeterkeha just nimelt taimede juures olles. No, see on tarkus on siin olemas. No. Ainult, et tule. Ja vaimudega on sama, väiksed lapsed näevad vaimusid, koerad näevad vaimusid. No. Ja siis öeldakse ühel päeval neile, ära jama, võtta näed nutikas, parem mängi kuradi kompuutrimängu. No. Lapsed näevad kõike ja suured nägijad, me oleme kohanud oma elus väga suuri nägijaid. Alates selle indiaanlaste mustast hirvest, Black Elk oli meil väga hea sõber ja Floyd Westerman, Red Crow ja Harrington Luna ja no väga võimsad. Nad olid kõik täismehed, kes polnud kaotanud kunagi oma lapselikkust. Sest vaimsus saab olla ainult lapselikult enesest mõistetav. Seda treenima hakata on lihtsalt ruma. No, lihtsalt ruma. See on umbes nagu võtta pardipoeg, panna tiiki ja öelda ja nüüd uju konna. No. Ma olen part. Ei, ujud krooli. No. Ja kukud siis krooli panema. No. Ma olen part. Ujudki nagu ujud, konn ujub nagu konn ujub. No. Inimese vaimsus on samamoodi, kui sa oled lapselikult avatud ja usaldav, vaimud suhtlevad sinuga. Sa palud vaime, nad teevad ilma. On looduskatastroof, sa räägid vaimudega, palud vaime, nad pööravad seda. No, nii nagu inimesed alati on elanud. Ja kui on määratud nätakas, siis see nätakas tuleb. Nätakad on ka vajalikud. Järelikult nad teavad midagi, mida me ei tea, miks see nätakas meile vajalik on. Kas inimesel siin maal on elutee on ette määratud? Suuremalt jaolt ja massidel on ette määratud see elutee, mida nende valitsused neile määravad. Nagu mul siin paar Eesti rikkurit on öelnud, et targad inimesed kahjuks ei lähe poliitikasse. Seetõttu meie karistuseks on see, et meid kamandavad lollpead. No. Targad ikka võiksid minna, siis sa ei pea lollide sõna kuulama pärast. No.
aga suuremalt jaolt on ette määratud olla sul see järgmised miljon kuskile ahju või järgmised miljon kuskile marssima ja järgmised miljon ennast vaktsineerima ja kõik see. No. Aga isiksustel on loomulikult oma elu saatus, mis on jätkuv sellest, kes nad on möödunud eludes olnud ja see on teine teema. Sõltub see, millega sa ennast identifitseerid, kas sa identifitseerid ennast inimesena või vaata, ühed inimesed räägivad, mina arvan ja parteilased räägivad, meie arvame. Kui sa kuuled meie, siis selle inimesega on juba kutu, ta ei ole enam inimene, ta on partei. Vaata Eesti erakonnad, tähendab, nad on algusest peale ju disainitud üksteisega mitte nõustuma. Teesklevad koalitsiooni, aga nad algusest peale on määratud mitte nõustuma, sest me oleme era. No, vaat nüüd kauple minuga. No. Eesmärk peaks olema ju rahva heaolu, selle maa heaolu, kuidas teha sellest vinge riik, elada selles jälle kihvtilt. Aga tegeldakse kogu aeg täiesti millegi muuga. No. See äriga ja mingite hirmude maandamisega ja kui lihtsalt need pagana poliitikud Euroopasse minnes müüvad oma rahva maha ainult kõrgema palga ja suurema korteri eest. No. See on isegi nii odav, et piinlik lausa, kui odavalt meid müüakse. Kui meil on neid idioote nii palju ja on teadlikke inimesi väga vähe, et kuidas saada muuta seda poliitilist nahaalsust üldse, et kas on variant see, et ilma sinna sisse minemata lüüa kõik lagedaks ja tuuagi see õilis südametunnistuse järgi elu siia maa peale või? Seda pole olnud juba sajandeid, seda õilist südametunnistuse järgi. Vaata Pätsist peale, kes müüs lihtsalt kogu rahva venelastele maha ilma ühegi püssipauguta. Nüüd tehakse temast kangelast. No. Laskis lihtsalt vaenlase sisse ja viskas oma kodud, lapsed, pered, asjad venelase tanki alla. Veerand elanikkonnast saadeti Siberisse lihtsalt surema või tapeti siin, peksti surnuks ja tapeti lihtsalt ära ja no see oli ka eestlane just nagu. Need on ju kõik meie lapsed. No. Kõik meie presidendid, kõik meie pagana poliitikud, vennad on kõik kellegi lapsed. Meil peaks olema võimalik võtta, istuda maha, nagu indiaanlastel vanemad elders istuvad maha, ütlevad, et see pealik ei sobi. Ma tean seda pealikut sünnist peale. Ta oli lapsena juba niisugune mage. Davai, tule siia. Sa oled maha võetud. Sina oled nüüd pealik, sest see on poiss, keda me oleme jälginud juba lapsest peale, et normaalne vend. No, nii oleks normaalne. Inimene, kes hoolib tõesti oma rahvas ja sellest mitte oma kohast või mingi valijate häälte numbrist või mis on ka alati ajutine. Ja lõppkokkuvõttes kogu aur lähebki vile peale ära. No, tehas ei töötagi tegelikult. No, inimesed ikka söövad kordi makarone ja elavad ikka pennidest. No. Tegelikult, et üldse elus siin muutus sisse tuua, ma ei tea, kas meil on üldse nii palju aega või ennem lintsitakse kogu maailma elanikkond ära, et tegelikult tuleks ju hakata juba, laps sünnib siia ilma, tuleb hakata õpetama talle looduse ja universumi järgi elamist. See oleks muidugi nii, nagu alati on tehtud. Inimesed elasid ju kogukondudena ja kõik oli ühine, haridus oli ühine, kasvatus oli ühine. Millal sa viimati kuulsid ühtegi Eesti poliitikut ütlemas sõna kodumaa? Ei ole kuulnud, jah. Nad ei ole isegi patrioodid. No. Millest me räägime? Me räägime mingitest Euroopa väärtustest ja mingi kuradi noor poliitik nimetab kõiki oma rahva vaenlasteks, kõiki neid, kes ei taha kohe Aafrikast tuua kuradi miljonit mingit migranti siia Eestisse sisse meie kulule elama. Sa oled vaenlane, sa ei armasta oma rahvast, sa ei taha migrante. Loogika missugune on ju. No. Kuidas sellised inimesed saavad üldse midagi juhtida ja kuidas saab neile midagi usaldada. Aga see on nii konstruitud kahjuks see juhtimise aparatuur, et see ongi lose-lose. Siin ei olegi võimalik võita. Vahetavad lihtsalt kohti oma vahel, aga tegelikult tulemused on ikka samad. No. EKRE siin räägib, nagu ma saan aru midagi, ma ei jälgi ka seda asja eriti, aga EKRE ajab mingitki nagu enam-vähem nagu juttu, aga siis tuleb see kristlus sinna sisse. Ja no kristlusega kaasneb automaatselt kohe, kristlased on ju kõige suuremad massimõrvarid üldse sellel planeedil ja kõige suuremad maaomanikud praeguseni oma vaikses häbelikkuses. No, on nad ju tegelikult ju mõrvanud ju kõikidel kontinentidel miljoneid inimesi ja iidseid kultuure ja nüüd kaevatakse just, kus me Yukonis käisime. Indiaanlased rääkisid, kuidas nad lastena visati seal
pederastidest, preestrite ja lesbilistest nunnade kätte koolidesse. Nüüd kaevatakse nende koolide alt välja sadu lastelaipu, keda mõrvati, indiaanlasi mõrvati seal niimoodi. Praegu kaevatakse just Ameerikas välja. Sorry, mis kuradi sorry. Lapsed võeti just nimelt loodusest, visati nendesse koolidesse, vägistada, mõrvata, mõnitada. No. Ja olime seal Tommiga, nad rääkisid kõik need asjad meile ära, sest me ravisime just ka nende traumade tulemusi seal ja kõik. See oli päris karm. Need jutud, mis sealt olid, see oli päris karm. Ja nüüd on juba igal pool meedias ja kõikjal väljas, et ja just Yukonis ja just need koolid, millest nad meile siis rääkisid, leitakse seal sadade kaupa, leitakse lastelaipu, tundmatud hauad, kus nad mõrvasid lapsi seal. Räägi mulle, Tarmo, kuidas sina leidsid tee sellesse indiaanlaste juurde ja üldse sellesse maailma, et mis sind sinna viis? Kallikene, me oleme indiaanlased. Su tee algab praegu, näed, sinu jala all. Me oleme juba tee peal, sul ei ole vaja leida midagi. Hakkad astuma. No kusjuures täna ma saingi nüüd teada, et lisaks sellele, et ma olen setu, mida on siis ÜRO ja Venemaa tunnustanud kui rahvusena, põlisrahvusena, nüüd ma tean, et ma olen indiaanlane ka. See on hea teada. Kusjuures mul oli endal kogemus, kui ma käisin vähem kui aasta tagasi Brasiilias ja ma kohtusin ka seal indiaanlastega ja Setud on vist erand tegelikult. Setu on ikka kuradi nii setu, et saad sa aru raisk, mis rahvas see on. Ühesõnaga kohtusin ka indiaanlastega ja tõesti sa mainisid siin, et nad räägivad sellist huvitavat ussikeelt ja kui nad minuga ka siis tegid ühte niisugust rännakut ja rituaali, mis oli väga võimas, siis nad suhtlesid omavahel ussikeeles ja kusjuures nad hoiatasid mind ka, et ega sina ei saa nende keelest aru, aga kui nad seda rääkima hakkad, siis sa saad aru. Ja et see oli nii põnev, et ma saingi kõigest aru, ilma et ma midagi sellest ühest sõnast aru sain. Vaata, põlisrahvastel on selline väljend, esimesed inimesed. Ja kõik vanad kultuurid ongi, vanad rahvad ongi esimesed inimesed. Ja esimeste inimeste pikka peale hakkasid lihtsalt tekkima mutatsioonid, millest tekkisid siis ka sellised rahvused, mida tegelikult nagu, mis on väga noored, värsked. Aga esimesed inimesed kõik põlnevad ikka sellest esimesest inimgeenist. Ja need tunnevad üldiselt üksteist ära. Me oleme ka Tommiga Brasiilias käinud esinemas seal ja suurtel looduskaitsekonverentsidel ja Yanomami indiaanlased kaugelt, nagu meid nägid, tulid ja lükkasid rahva eemale, tulid kui meie juurde, võtsid mu käe pihku ja vana hakkas kajapoo keeles minuga kohe rääkima ja mina rääkisin eesti keeles muidugi vastu ilusti ja suhtlemine jumalast toimus. Saadi aru? Toimus suhtlemine, ma ei tea, kas me aru saime, aga miski jõudis kohale, mis vaja jõudis kohale, sest me jäimegi sõpradega. Absoluutselt. Mul on öeldud sellist asja, et kas sa oled nõus, et eesti keel on ka üks universumi keeltest. Et teadlikud ja kas siis need indiaanlased, kes iganes, kes peavad aru saama, nad saavadki aru eesti keelest. Eesti keel on lihtsalt üks uskumatu keel tegelikult ka. Ja mis meile väga meeldis Ameerikas, kui me Ameerikasse läksime, meil esimene kohtumine indiaanlastega tekkis kohe, oli Grand Canyonis, pühas kohas, mille nimeks oli Red Butte ja seal olid koos kõik Ameerika ja Kanada indiaani hõimud, mitu tuhat inimest, palvetati Grand Canyoni tuleviku eest, sest sinna tahetakse teha uraanikaevandust. Täielik idiootsus. Ja siis me laulsime seal. Loomulikult rääkisime oma rahvast ka ja laulsime ja rääkisime sellest, et näed, esmakordselt kogu Eesti ühines lõpuks ometi siis, kui oli vaja fosforiidikaevandustele vastu astuda. Öeldi, et pange siis kogu rahvas vangi, kui tahate, aga meie ei ole nõus. Nüüd jälle vaikselt juba ussitavad seda fosforiidivärki, sest kui metsad maha raiutakse, siis tuleb midagi müüa. Siis hakatakse seda jälle ajama. Ja indiaanlased nägid selle kohe niimoodi meid ära seal ja sealt algaski meie tee just nende Põhja-Ameerika indiaanlastega. Me jäimegi lähedasteks, meid kutsuti 5000 inimesest 28 inimest olid peotitseremoonias, ehk siis kirikutseremoonias me olime ka kutsutud. Ja jäimegi suhtlema ja Mona, kes tuleb sel aastal ka jälle, ta on 25 aastat nüüd käinud, Mona Polakka, ta on tegelikult pool Hopi ja pool Havasupai, kes on see rahvas, kes elab Grand Canyoni põhjas ja kes on Grand Canyoni kaitsja. Nii et Mona tuleb kahest väga tähtsast rahvast. Ja tema mõlemad vanaisad, mõlemapoolsed olid viimased indiaanlaste rahva poolt valitud juhid. Nii et ta on nagu omamoodi indiaani printsess, meie Mona. See on ka näha temast.
ja seal on kõik väga lihtne, kõik on ju väga lihtne, sa elad või sured, noh. Sa kas elad harmoonias või loodus varem või hiljem lihtsalt kannab su maha. Ja inimesed ei saa aru, et me oleme nii lihtsalt ära kaotatavad tegelikult liigina, et kui maailm meid enam ei taha, see planeet ei taha, siis ta kratsib meid nagu koera kirbu lihtsalt maha, kõik ülejäänud liigid ju jätkuvad, noh. Ega keegi meid taga ei nutta. Me ise nutame taga seda ilusat planeeti. Täpselt see on sama asi, kui et Rail Balticut siin ehitaks sellepärast, et parem logistika tegelikult ju sama asi on meil ju Eestis, et räägitakse fosforiidist, aga tegelikult fosforiidi kihi all on ka meil ju eriline uraan, isotoop 235, et tegelikult tahetakse seda välja viia siit. Ja kuhu? Indiaanlased ütlevad, me oleme eluaeg teadnud, seal on uraan, seal on kuld, las ta olla seal. Kui ta on seal, siis ta harmoneerub selle planeedi tasakaaluga. Vaadake, inimene ei mõtle ja ta ei tahagi mõelda selle peale, et näiteks siin on kaevandus, on ju. Sa viid siit nüüd 1 000 000 tonni mingit asja ära. Siia jääb 1 000 000 tonni suurune energeetiline auk. See kompenseerib ennast ülejäänud planeedi, sellest tekivad turbulatsioonid. Mis on turbulatsioonid? Orkaanid, üleujutused, mahavärinad. Nii lihtne ongi. Me ise toodame neid endale. Ise toodame ja hukkume selles ise. Ja hukkuvad ka need, kes ajutiselt selle pealt võib-olla midagi teenisid. No. Nagu see Pätsi valitsus palun väga laskis venelased sisse, nad arvasid, et neid võib-olla keegi jätab ellu. Kõik lasti maha lõpuks. Sest andsid ennast vaenlasele ära, ega keegi reetureid ei austa ega ei usalda. No. Ja praegu praktiliselt reedetakse meid, on küll ilus sõna Euroopa Liit, aga ärgem unustagem, et Euroopast on need rahvad käinud meid okupeerimas ja anastamas ja tapmas siin ju aastasadu. Räägime küll pikast orjaajast, aga kes need olid, kelle orjad me olime? Eurooplased. No, nüüd me oleme äkki nende suured sõbrad ja perselakkujad. Lõpetage ära, sõbrad. Ja just tänu sellistele entusiastidele alati reedeti oma rahvas. Ikka ärme lähme, mis me nüüd ülitseme? Las nad veidike tapavad, aga ülejäänud jäävad ju ellu ka kuidagi ja tead, palun väga, nii see käib. Läbi allaandmise ja printsiibituse ja argus elada. Tulen hetkeks ühe raamatu juurde. Ma sain sinu käest selle raamatu, mille nimi on Püha puu. Ja see on siis indiaanlaste tarkuste järgi kirjutatud raamat, mille siis sina korraldasid tõlkimise. See on nagu põlisrahvaste, Põhja-Ameerika põlisrahvaste vaimsuse aabits. Siin on väga lihtsalt ja arusaadavalt lihtsalt ära kirjeldatud ja seletatud väga lihtsad ja arusaadavad teemad, et ei peaks hakkama jälle ei tea mingit keeruliseks ajama. Tõde on ju lihtne. Ja kui sa ei suuda ennast 10-aastasele lapsele selgeks teha, siis sa ilmselt valetad või sa ei tea, mis sa räägid. Sest see on selline, mis on nii täiskasvanule, ma olen hästi palju saanud juba positiivseid tagasi, inimesed ostavad seda nagu hullu. Siin on kõik lihtsalt väga lihtsalt kirjas, ja üheliselt. Ja see on indiaanlaste eneste, ma kusjuures mõningaid neid tean ka isiklikult, kes selle raamatu koostanud on. Väga vinged taadid. Ja me pidasime vajalikuks eesti keelde panna praegu, kus saab 25 aastat indiaanlaste tulekut. Ma lugesin selle raamatu läbi hetkega, läks lühike aeg. Ja see on tõesti nii lihtne. Siin on nii lihtsalt need elused tarkused ära öeldud, ei ole mingit pikka tiheda teksti, vaid ongi lõigud, pildid juures selgitavad. See on ka lapsel on see hea läbi lugeda, sa saab sellest aru. Ja ma olen oma elu suhteliselt palju elanud selle mõttega, et kui ma suudan 3 või 5 aastased lapsele selgeks teha, mida ma tahan pakkuda ja ta sellest aru saab, siis on kõik tehtud. Ja see raamat on selles suhtes super raamat, ma soovitan tõesti Tarmo poole pöörduda. Neid ei ole väga palju, ärge kõik ka pöörduge, meil on ainult, ma ei tea, siis tuleb juurde trükkida. Teen nalja, muidugi, igas kodus võiks selline asi olla. Nüüd ma tahan veel puudutada paari teemat. Üks teema sa tegelikult mainisid ka juba sellest COVIDist ja sellest vaktsineerimisest, et ma tean, et sa oled tark mees ja mina ei ole tark, vaimud on targad. No okei, vaimud on targad, väga hea, et sa parandasid mind. Et ütle tegelikult kaamerasse, et inimestele, kes seda tegelikult intervjuud vaatavad, et mis tegelikult sinu arvates see COVID on ja mis nad nende vaktsineerimistele ütlema peavad, kui neil seda nüüd öeldakse, et kuule, tule nüüd vaktsineeri ära, muidu sa enam arstiabi saa või sa enam riigiteenistuses olla või sa ei saa enam seda ja teist kolmandat teha.
See on väga, tegelikult see on väga lihtne, see on inimkonna, elanikkonna vähendamise plaan, millega samal ajal ka teenitakse ilgem raha. Tahetakse tõmmata maailma elanikkond kuskil poole peale, see on praktiliselt biorelv, mis on laboratooriumis toodetud. Kõik see jutt, et see on mingi nahkhiir kuskil peeretas ja nüüd kogu planeet, miljonid surevad, see on selline haige möla lihtsalt. Ja see muidugi ostetakse meedia ja ostetakse perearstid seda kõike kaasa kaagutama, aga see on tegelikult hulga julmem kõik. Võib-olla on see ka õigustatud, inimesi ongi liiga palju ja see on üks moodus ja ta muudab geneetikat, nii et päris kindlasti ka mingitel siin järeltulevatel meil põlvedel lapsed, keda vaktsineeritakse. See koosneb 2 osast. Üks on kunstlikult toodetud viirus ja teine on kunstlikult toodetud selle viiruse nii-öelda vaktsiin. Eesmärk on muuta inimesed sigimatuks ja veel lollemaks, kui nad juba on. Ja siis mingid põlvkonnad lihtsalt inimesi lähevadki prügikasti ja surevad välja, sest maavarasid, kõik saavad aru, et maavarasid ei jätku 10 miljardile kuigi kauaks. Tuleb tõmmata vähemalt poole peale see ja võib-olla üldse mingi osa, nagu oli 100 000 aastaid tagasi, kui osa inimkonda toodi siia biorobotitena. Neil ei olnud paljundamisvõimet. See geen lisati neile hiljem selle mõttega, et vähem tööd, las ise paljunevad. Aga sellest tekkisidki mutatsioonid inimkonnal. Ei jäänud rassid puhtaks. Ja mutatsioonid lõid mutatsioonidega uusi mutatsioone ja vaata, kui palju on neid mutatsioone praegu kahjuks ka valitsustes. Ja lihtsalt tuleb tõmmata, trimmida maha. Lihtsalt see, et sellega tegelevad inimesed, mitte jumalad, see on kahtluse, oleks jumal otsustanud sellise asja. Ta teeks puhtalt seda kuidagi, aga inimesed, kõik, mis nad teevad, on alati messi. Alati kuradi paska lendab ja siis need vennad, kes ise oma rattes oma miljardid teenivad, lõpuks kärvad täpselt samamoodi või siis mingit muud moel. Seda vaimud ei lase sellel asjal ju nii minna. Kas meil on kuskilt tugi, et seda asja siin näiteks kas või meil väikses Eestimaal muuta või see on kõik otsustatud? Otsustatud muidugi. Inimestele on selgeks tehtud, et see on täpselt nagu Nõukogude võimu ajal ju, et andke oma otsustuse võim ja kõik asi selleks volitatud inimestele. Ja meie, kes me ennast ise volitasime nüüd teie eest otsustama. Kui inimesed ise otsustaksid, siis oleks asi teine. Tuleksid kokku, Eesti on nii väike, tuleks kokku, ütleksid, et meile ei meeldi. Me ei taha kõik. Aga nüüd on nii, et see partei, kes parasti võimul on, sellele käratakse Brüsselist peale, kurat, vaid tapate nii ja nii palju. Ja tulevad tapma. Tead, mul juhtus piinlik vahejuhtum, mul on ju ka Vene kindraleid ja väga kõrgeid isikuid, kõikjal maailmas on mu kliendid. Ja ma olin Moskvas ja istusin Vene kindralitega, jõime viina. Ja FSB kindralid, neil on talupoja lõustad ees kõigil, aga issand, kui targad nad on. See on hirmuäratav, kui targad nad on tegelikult. Ja erinevalt meie omadest, nad on patrioodid, Venemaa patrioodid. Ja nad ütlesid mulle, et Tarmo, et see tore poiss, et kui sa koju lähed, siis ütle seal omadele, et milleks nad raiskavad oma rahva raha kogu selle armee peale. Esiteks see armee on meie jaoks korras ülitada. Ja teiseks, keegi ei kavatse Eestit enam vallutada. Teid on odavam ära osta. Tead, ma mõtlesin, et ma virutan talle raisk keset molli, aga õnnetuseks ma teadsin, et ta räägib tõtt. Ütles, meil on olemas FSB-s kõikide teie reeturite nimed. Kui palju keegi maksab, kes on juba Nõukogude ajast meid teeninud, seda aru. Me teame täpselt, keda kuidas hirmutada, keda kuidas mida teha. Päts oli ka ju venelaste palgal ju tegelikult. Konstantin. Ja et meil on kõik teada. Paneme 5-6 kindralit, paneme oma krediitkaardid kokku, ostame selle eestikese ära. Tuled perega Egiptusest puhkamast ja piiri peal on juba silt privaat. Ongi kõik, Ja kahjuks ta rääkis tõtt. Poliitikud on ju müüdavad. Kas müüvad ennast siis Euroopa Liidule või müüvad siis kellegi teisele, sõltub, kelle pakkumine paremad. Ja see on kohutav mõte. Ma tean neist päris paljusid ja sa näed, kuidas inimeste näod muutuvad, kui nad satuvad äkitselt võimu juurde. Enne oli inimene, äkki enam ei ole. Äkki on biorobot, kes räägib meie. Ma ütlen, et hea idee oleks ju teha nii ja nii. Ja, aga seda ei ole meie koalitsiooni selle 5 aasta programmis. Et võib-olla vaatame seda võib-olla 10-15 aasta pärast. Mis asja sa räägid?
kõik on kogu aeg kunstlikult ebafunktsionaalne. Selleks, et lihtsalt olla võimul ja olla tähtis, aga samal ajal ei toodeta ju midagi. Oma rahvale ei toodeta ju midagi. No. Sellepärast nad vihkasid ka Trumpi ja valasid ta 100-kordse pasakihiga üle, sest ta tegelikult ka kavatses Ameerikas midagi hästi teha. No kes see seda tahab? No. Poliitikud elavad ju ainult segadusest. Harmoonias poleks neid ju vaja. Sama nagu haiglaid poleks ju vaja, kui inimesed oleks terved. Mida teeksid haiglad ja kõik need suurkorporatsioonid, kui maailm oleks terve? Nad oleks pankrotti. Nad on ju businessid. Põhimõtteliselt ega kui meditsiini oleks äriks pööratud, oleks täna meil inimesed terved. Inimesed oleks terved ja kui võtta meditsiinil raha tagant ära, siis jäävad jälle 4-5 tabletti ja ülejäänud kõik taimed. No. Ja. Nüüd ma tulen sa mainisid Trumpi väga hea, ma tulengi siia enda juurde tagasi, et kusjuures mina olen pikka aega tundnud, et minu missioon on see Eestimaa korda teha, nagu Trumpil oli eesmärk teha Ameerika korda. Mis sa arvad, sina oled nägija, su vaim on tugev. Kas mina suudan Eestimaa korda teha? Mis sinu silmis tähendaks Eestimaa korda teha? Lõpetadagi ära see poliitiline türannia ja viia elu siin harmooniasse. No selliseid asju saab teha ainult 2 vormis. Üks on otsene riigipööre, milleks eestlased pole suutelised enam. Nad on liiga juba ära kastreeritud selle jaoks. Ja kellega sa neid praegu asendama hakkad seal. Ja teine asi on lihtsalt siis vaimutöö, mis on siis mõttetöö ja vaimutöö. Lihtsalt propaganda ja lihtsalt jutustamine ei päästa siin mitte midagi. Aga kui sul on see tunne ja see missiooni tunne ja mõte, siis jätka seda tegevust. Võtta Jaapanis hinnati inimesi mitte selle järgi, mis nad elus saavutasid, vaid selle järgi, mis oli nende eesmärk. Kas nad selle saavutasid või mitte, oli lõpuks taevatahe. Aga nad pühendasid sellele kogu oma elu ja selle eest neid ka hinnati. Nad jäid enesele truuks. Kas sa oled abiks mul minu missioonil? Sul on selline missioon, et sul ei ole minusugust abilist vaja. Kui sul on missioon, vaata, kui inimesele antakse missioon, siis antakse talle ka selle missiooni läbiviimiseks vajalikud võimed ja teekond ja kohtumised ja sündmused. No, sulle pole vaja minusugust abilist. Aga kõik, mis puudutab harmooniat, headust, tervist, rõõmu, ma olen kõikide abiline kogu aeg niikuinii. Ega siis päike õnnetuseks paistab ka sittade inimeste peale. Väga hea, Tarmo. Räägime nüüd sellest tulevast indiaanilaagrist natukene. Räägi sellest, kus see toimub, millal toimub ja kes sinna oodatud on? Laager toimub Sõrves seekord. Vaatasime teisi kohti ka avastasime Sõrves imeelusa koha. See on Saaremaal, eks? Ja Saaremaal Sõrves väga ilus koht. Ja ega me sinna eriti palju inimesi ei saa. Me ei taha teha mingit festivali või laulupidu sellest. Nii et võib-olla heal juhul mingi 100 inimest koos lastega, külalistega, võib-olla 150 inimest kokku. Pooled nendest on juba registreerunud niimoodi, et noh. Aga tulevad lihtsalt inimesed, kõik, kes tahavad üksteist näha, indiaanirahvast näha ja praktiseerida neid asju, mida me seal teeme. Me praktiseerime praktiliselt neid sama asju, mida vanad eestlased tegid enne Kristuse pealetungi. Istud lõkke ääres ja räägid vaimudega ja teed higitelki ja palvetad seal ja mingeid aineid me ei võta seal ja igasugused ained on kategooriliselt keelatud seal ja igasugused selline jama on keelatud. Ja sinna on aastatega hakanud tulema järjest rohkem normaalseid inimesi, kes nagu tunnevad üksteise järgi puudust lausa ja seal laagris siis kohtatakse uuesti. See on nagu perekonna kokkutulek praktiliselt, nagu hõimu kokkutulek. Kõik need targutajad ja igasugused muud seisundisõltlased, kes endale iga veerand tunni tagant rapeed ninna puhuvad ja kes pidevalt millestki pilves on, need käivad oma festivalidel. Meil käivad lihtsad inimesed oma lastega nagu perekonnad ja indiaanirahvas ja lihtsalt siirad inimesed käivad meil, sest tegelik vaimsus ei sõltu millestki peale sinu siiruse. Palve, needus, ükskõik milline vaimne seisund, tema tulemus sõltub ainult sinu siiruse astmest.
kui sa ei ole siiras, siis jäta ütlemata, sest sa niikuinii valetad loodusele, vaimult näevad. See niikuinii ei toimi. Kui sa oled siiras, siis su palve toimib, siis su ravi toimib. No. Ravi suhtes muidugi jah, Eesti on kahjuks täis, väga palju on asjaarmastajaid ja iseõppijaid. Huupi ravimine teeb teinekord rohkem kahju kui kasu. Aga siirus, kõik inimesed on ravivõimetega. Ma valetaksin siin, kui ma ütleksin, et ravijad on midagi, aga päris ravijale antakse õigus ravida ka võõraid inimesi. Oma inimesi, oma perekonda, oma armsaid võib ravida igaüks. Iga naine on ravija, iga naine koosneb medicinist, kõik temas on medicin. No, ta piim, ta keha, ta kõik ju toodab elu ja toetab elu ja igas naises on see nõid ja maag olemas ja ravija. Aga nad tohivad ravida ainult neid, keda nad otseselt armastavad ja kes on osa nendest, nende sellest vibrast. Võõra inimese ravimiseks on vaja enne teada, kas ta karma seda üldse lubab. Äkki tollel inimesel on määratud kannatada. Sa ei saa sekkuda Jumala töösse, kui sa ei tea jumalikku plaani. No, sellepärast on, et päris ravijatele antakse missioon ülevalt poolt ja sa sünnid sellega. Ja sulle antakse ka võime eristada, keda ja kuidas ravida. Ja näha, mis tegelikult põhjus on. Väga palju ravi ja need samad tseremooniad, ayahuaskad, peiotid, värgid. Kui sa viid sinna haige inimese, siis ta võimendab ka sinu haigust, ta ei ravi. Sa pead enne materjali valmistama ette selleks, et need taimed, pühad taimed ja väetaimed saavad siis oma tööd teha puhta materjali peal. Ära mine sinna lootuses, et nemad kukuvad sind ravima ja sinu karmat parandama. Sellega tegeled ise, see on sinu asi. On ju? Igaüks meist on iseseisvalt arenev vaimne süsteem ja vastutab oma karma eest ise. Sellepärast ka perekonnas, kui ma teen, ma pean iga inimese üksikult üle vaatama, sest igaüks teist on isiksus oma isikliku karmateega, mitte et perepakett teeme ära. No, staadion, saad aru, et Jeesus lubab kõik ära teha, ei käi nii. No. Ja ühe riigi ja ühe rahva korda tegemine, see on kõva ettevõtmine. Sul Jumal õnnistagu sind ja loodame, et see õnnestub. Aitäh sulle, Tarmo. Ja ma lõpetakski selle intervjuu ühe toreda palvlusega, mis on tegelikult siis raamatust Püha puu, et iga inimene võiks hommikul ja õhtul olla tänulik oma elule enda sees ja enda ümber ja tänada loojat selle kasvatuse suunamise ja suureks ja tugevaks tegemise eest. Tänan sind, Tarmo, valgust aega sulle ja meie kohtume Fonte News kanalil jälle kuu aja pärast uue huvitava inimesega ja valgust aega teile.